Tere tulemast Kroonipõllule. Me ostsime siia maa 16 hektarit, kuhu me hakkame rajama küla. Kui öelda väga ilusti ja ametlikult, siis biofiilset küla. Aga kui öelda maakeeli, siis me teeme siia kõrgete võlvedega keldermaju, mis näevad arhitektuuriliselt väga ilusad välja. Ja nad on seest avarad, kõrged, mõnusa akustikaga. Ja siin on labürint. Aga labyrindiga on tõenäoliselt niimoodi, et ta on planeeritud niimoodi, et siit jookseb tee. Et labürint tuleb kahjuks eemaldada. Aga me saame seda teha, et me palume selle labürindi tegijal ehitada uus labürint ühe maja juurde. Mida me teeme siia? Et see on projekt, mida ma olen siin ajanud juba 8 kuud selle maa ostmist. Et laulupeo ajal sai see alguse, kui ma nägin maaklerit, et tegelikult ma nägin, et meie külas on müügil 16,9 hektarit maad detailplaneering. Siis ma vaatasin päris äge, et ma ei tea, kuidas ma selle küll nagu peaks saama. Ja siis ma vaatasin, et mul oli tol hetkel mõttes, et hakkaks mingisugust maja, ostaks maja kuskil Laulasmaalt või niimoodi ja teeks korda ja müüks maha. Et käis selline mõte läbi. Et siis ma uurisin neid. Siis ma nägin seda arendust. Ja siis järgmine päev oli laulupidu ja ma tundsin maaklerit. Ja siis ma nägin maaklerit seal laulupeol seismas ja siis ma ütlesin talle tere ja rääkisin juttu ja ütlesin, et ma nägin, et sa müüd seda maad siin. Ja siis ta ütles, jaa, et osta see ära, et nagu mingi suurem, kõrgem hääl oleks läbi tema rääkinud. Ja siis hakkas mul sees kajama. Ja ma hakkasin tegema plaane välja kirjutama, eesmärke ja tegema tegelikult nii-öelda kava, kuidas see maa ära osta ja leida rahastused siia ehitada midagi. Algusest oli mõte, et teeme siia külalastele ja me teemegi siia külalastele ja tahtsime teha siia puitkarkass, puitkiudvillaga Hunton maju. Aga siis see maa hakkas ise rääkima, et teeme siia hoopis keldrid, keldermajad, mättad, et nad ei lähe maa sisse, vaid tulevad maa peale. Need mättad, kus on kõrged võlvid ja saab ka teha nii-öelda mitmelt poolt need nii-öelda aknad sisse ja et nad on ikkagist avarad, nii-öelda modernsed majad, aga nad jäävad siia nii ilusasti kajama, et see tuleb sinna Mätaste küla, eks ju Pokumaa või Sõrmuste isandast see Kääbikla, et see on nagu kõige ägedam idee, mille peale võib üldse komistada. Et see tuli ka juhtumisi, sest me vaatasime, et Soomes müüdi neid keldreid, kus olid saunad sees ja muud asjad. Ja siis vaatasime, päris äge. Ja siis öeldi, et aga ostke see firma ära. Okei, davai, ostame. Et siis ma hakkasin siis ma vaatasin seda kogu projekti mahtu, et see miljonite projekt. Ja mina alustasin seda sisuliselt, kui sa loed miljoneid sisuliselt tühjade kätega, eks ju. Ja siis hakkasin rääkima eri inimestele oma sellest ideest ja see asi hakkas niimoodi käima. Ja siis lõpuks ostsime selle maa ära ja hakkabki siin asi pihta. Ja nüüd on loomulikult järgmine faas, et peame tegema kõik need nii-öelda teeprojektid, siis infrastruktuuri välja ehitama, teed siia, elekter, tänavavalgustid, kanalisatsioon, vesi, tuletõrje, veevõtukohad, et kogu selline asi tuleb siin välja ehitada ja siis saame hakata alles maju ehitama. Aga võib-olla õnnestub vallaga rääkida ja mingeid protsesse nagu rohkem nihutada ja me saaksime teha siia näidismaja, et saaks näha. Ja kõige ägedam on see, et kui ma räägin seda ideed, siis on nii palju inimesi, kes on sellest huvitatud ja kui see ka sind huvitab, et hakkab külama, et siis võta julgelt ühendust, et ma panen siia alla omal selle meili aadressi, siis sa saad sinna kirjutada ja võtta muga ühendust, kui tunned, et see küla oleks midagi sulle. Et siin on ka idee, et mul on mõned ideed siia juurde veel disainitud. Et kui me teeme siia küla, et siis siin võiks olla ikkagi see, et oleks nii-öelda lapsed, haridus ja ka kogukond, mis üksteist toetab. Loomulikult on kõik krundid eraomandis,
3000 kuni 4000 ruutmeetrit on kruntide suurused. Need seal varieeruvad, eks ju. Ja nad on eraomandis, ehk siis see on sinu enda erakrunt, kuhu kellelgi teisel pole asja, kus sa elad. Ja sul on 300 ruutmeetrit hoonestusõigust krundil. Ja sinna juurde tahaks disainida külamaja, kuhu inimesed, kui tahavad, saavad koguneda, koos süüa teha, juttu rääkida, aga samas ka koolitusi pidada, et saab kutsuda siia väliseksperte tegema oma koolitusi, spetsialiste rääkima mingitel huvitavatel teemadel ja samas ka, et saaks ka äkki kooli teha, kodukooli siin, et siin kooliharidus ja seda kõike inkorporeerida siia. Ja järgmine mõte on, et võiks olla nii, et siin külas on 2-3 inimest, kes võtavad täiskohaga tööle, maksta neile täispalka ja nemad kasvatavad toitu aasta läbi. Täitsa siin ei saa aasta läbi, aga nad saavad talvevarusid ka kasvatada, eks ju, kogu külale ja saavadki täispalka külalt. Et see oleks jumala äge, kohalik mahetoit, mida siis need aednikud, keda sa ise tunned, kasvatavad. Et see oleks väga äge ja kindlasti saaks siin juhtuda ka sünnenergiaid, et ehitustalgud, koos tegemised, koos loomised ja kõige tähtsam, et see oma privaatsus säiliks, et kõigil on oma krundid, et ehita kas või tara või aed ümber, kuidas iganes sa soovid, et säilib ka selline privaatne olemine, privaatsed nurgad, et inimene tunneks ka seda hästi, et on oma kodus ja keegi ei saa teda seal segada. Et see on minu meelest kõige tähtsam asi, mis üldse mingil külal või maal peaks olema. Ja siin üks päev käisime selle maamuitega ringi, et hästi äge, et siin oli hästi huvitavaid marke. Ja siis on plaan teha, välja ehitada 3 eri tüüpi maja. Ja kui sa oled maaomanik, siis sa võid sinna pärast ehitada ka mingi teise maja, et keegi ei keela, miski ei takista sind, et teed projekti ja ehitad. Aga meil on plaanis teha siia 3 eri tüüpi maja. Ehk siis nad kõik on keldermajad kõrgete võlvkaartega. Ja esimene baasstandardmaja on 60 ruutmeetrine keldermaja, kus on ilusad võlvid, 2 magamistuba, leivaahi või kamin tegelikult, saun, siin dušš ja ma ei tea, vannituba ja sellised asjad. Ja siis järgmine on 120 ruutmeetrini juba suurem maja, kus on rohkem tubasid ja rohkem ruumi, et ringi mängida ja mingeid asju teha. Et see on selline järgmine tüüp. Need on 2 standardtüüpi. Et ma täpselt hinda ei oska öelda, et esimene 60 arvatavasti jääb alla 200 000, 160, 180 ja 120 on siis midagi 240 ringi. Ma veel täpselt hinda ei tea, ehk siis need on nii-öelda sellised eelarvestused. Ja siis mul on selline Magnus Opum, eks ju, selline suur maja ka meeles, mida ma tahaks ühe ehitada endale siia, et 240 ruuduse ja kui keegi on sama ambitsioonikas või hull nagu mina, et mulle meeldib lahedaid ehitisi ehitada, eks ju, et ma olen endale ka ehitanud laheda maja sinna poole. Et siin on Magnus Opum, ehk siis Kalevala maja, mütoloogiline maja, kus elab selline Kalevala jumalate mälestus. Ma ei tea, kas nad olid jumalad, aga selline nii-öelda sambo, et me kodeerime sambo nii-öelda mustrid ja värvingud maja arhitektuuri ja nendesse ornamentidesse ja see on ka keldermaja. Ehk siis see 120 ruudune, ta on 3 tuulemaja, et sealt tuleb 2 nii-öelda 3 suunas tulevad need suured võlvid ja aknad, kus tuleb see nii-öelda sissekäik või valgus sisse ja see sõltub, kuidas me planeerime seda. Ja siis see 240, see on juba selline massiivsem maja, mis sümboliseeribki võimast ajastust või võimast aega, et selle elanik või kasutaja saab sellise nii-öelda tõelise mütoloogilise laengu enda sisse. et need on minu tagasihoidlikud plaanid ja kogu see asi asub Lääne-Harju vallas, Kersalu külas ja siia me hakkame seda looma. Vot, et see on suur projekt ja see on suur asi, mida me teeme ja tegelikult see on turvapaik, see loob turvatunnet, kui sul on ümber inimesed, kellega sa saad olla rasketel aegadel, et praegu vaatame mingit maailmakriise ja üks mõte oli ka teha pommivarjendeid siia, et
et kui inimene soovib, siis me teeme talle või nii-öelda turvapaigad. Et seda saab maja disaini ka sisse inkorporeerida. Pluss need keldermajad on kiirgusekindlad, kui peaks mingi jama kuskil juhtuma. Eks ju. Et see on üks osa, millele me rõhume siin projektis. Et siis mul tuli veel selline mõte, et siin on hästi ägedad kivid. Aga need jäävad kahjuks projekti nii-öelda krundipiirist natuke välja. Muidu mul oli mõte, et saaks ühe maja nagu kivi ümber või kivi peale ehitada, et seda kivi saaks toas ka vaadata ja katsuda ja näha. Aga kahjuks see jäi välja. Aga neid mõtteid, ma arvan, neid tuleb veel. Ja mul on ka ambitsioon luua siia külaühistu, millega saaks taodelda erinevaid rahastusi, et ehitada külale suured kasvuhooned või vähemalt mingisugused kasvuhooned. Pluss veel igaüks saab endale oma krundile kasvuhoone teha. Ja siis üks see Kalevala maja, siin mingi uss käib seal ringi. Päris äge. Et ta siin sahiseb seal nende heinte sees. Väga äge. Aga igatahes tehagi siia selline mütoloogiline Kalevala maja, mis võiks olla ka koolitus- ja treeningkeskus. Et ma tean siin erinevaid koolitajaid eri valdkondadest. Ma tean siin õpetajaid, ma tean siin loengupidajaid, kes räägivad mingitest esoteerilistest asjadest. Ma tean inimesi, kes teevad turvakoolitusi. No ma tean väga laia ringi inimesi, kes võivad teha omal siin koolitusi, töötubasid. Ja siis ma tean inimesi, kes tahavad siia tulla juba, kes on ise koolitajad ja need, kes peavad kontserte, kellele meeldib esineda, et teeks ühe selle Kalevala maja just selliste funktsioonide jaoks, et inimesed saaksid siin käia koos ja harida ennast, samas kogeda kas neid kogunemisi, muusikat, mida iganes. Ehk siis nii-öelda külamaja põhimõtteliselt, mis omab omaette funktsiooni. Hiljem on plaan ka ehitada üks kuppelmaja sinna poole, mis ei jää täitsa siia arenduse alla. Aga igatahes need on sellised põhibaas mõtted, ideed, mida me siin tahame luua, saavutada. Ja ma loodan, et see kõik saab teoks ja tuleb lihtsalt järgmiseid samme teha, et kõik need hullumeelsed plaanid lõpuks täituvad siin maailmas. Et selline lugu. Vot, ehk siis kui huvitab, siis vaata alt, et seal on see mu meiliaadress. Ja kui sul on ka sellised hullud ideed, mida sa hakkad kirja panema ja tahad planeerida ja tahad luua omale asju, mis tundusid varem kuidagi liiga suurena või sa täpselt ei tea, siis ma olen teinud ka ühe töövihiku, mille sa leiad alt siit kommentaarist või sealt, mitte kommentaarist, aga sealt video alt lingi ja saad selle alla laadida 1 kuni 800-900 euro eest, et sina valid summa. Ja kui sa seda jälgid, teed täpselt nii, nagu mina tegin, siis ma arvan, et sellised projektid, sellised asjad, mida sinu sees see looming, mis tuleb, et see muutub lihtsaks ja teostatavaks. Vot selline lugu, et aitäh, et vaatasid ja nägemist.